Hei, finantsminimalist siin. Mis sobiks aasta lõppu paremini kui üks väike ja lihtne investeering? Ja selline investeering, millelt sa saad aasta esimestel kuudel kohe 20% tagasi. See ausalt öeldes pani oma mõtted kohe täitsa liikuma. Pensionifondi kolmas sammas just seda pakubki. Ja aasta lõppu loomulikult parim aeg oma tulude ülevaatamiseks ja võib-olla ka viimaseks investeeringuks. Pensionifondi puhul ilmselt see investeering ei ole kõige parem sõna, sellepärast et kolmas sammas on just nagu ju hoiupõrsas, et kuhu sa saad vajadusel raha kanda, ta on seal, tiksub, võib-olla kogub ka intressi ja siis sa saad vastavalt vajadusel ta saad ka välja võtta. Järgnev jutt võib olla veidi segane, kuid ära muretse, ma proovin selle lahti rääkida nii lihtsalt kui võimalik. Hetkel kehtiva seaduse järgi on sul võimalik siis saada 20% tulumaksu tagastust sellelt summalt, mida sa oled kolmandasse sambasse jooksva aasta jooksul kandnud. Siin juures on ka üks väike aga. Nimelt, see summa võib olla maksimaalselt 15% sinu brutopalgast või 6000 eurot, sõltuvalt sellest, kumb on väiksem. Esimene asi, millest mina alustaksin, oleks Eesti Maksu- ja Tolliametisse sisse logimine, sest sealt ma saan teada kõige täpsemalt, kui palju on minu jooksva 11 kuu bruto sissetulek tegelikult olnud. Ehk siis need andmed, mis on Maksu- ja Tolliametisse jõudnud. Aga kuidas seda teha? Esmalt mine siis Maksu- ja Tolliameti lehele, sealt leia endale sobiv meetod, kuidas sa tahad sisse logida. Kui oled edukalt sisse loginud, siis võtta vasakult menüüst registrid ja päringud. Ja nüüd sealt edasi minu sissetulekud. Nüüd avanemas vaates ongi kirjas kõik ettevõtted, kes mul on mingisugusel põhjusel raha kandnud. Kas töötasuna või siis näiteks aktsiate puhul dividendidena. Selles vaates on kõige tähtsam rida, kõige ülemine. Kui sa vaatad seda videot detsembri lõpus, siis kõige ülemises reas on kirjas sinu 11 kuu brutotulu. 12. kuu sa pead ise juurde arvutama. Kui sa ei tea mingil põhjusel, kui suur su brutotöötasu on, siis kõige lihtsam on see, et võta oma tööleping lahti ja vaata sealt. Ja sellele 11 kuule liida lihtsalt see üks number veel juurde. Kui nüüd olete oma eeldatava aastase brutotulu kokku saanud, siis võtta sealt 15%, ehk siis kõige lihtsam on korruta see number 0,15. No näiteks, kui su igakuine brutotulu on 1500 eurot, see teeb siis aasta peal kokku 18 000 eurot. Ja kui nüüd võtta sellest 15%, ehk siis 18 000 korda 0,15 on kokku 2700 eurot. See 2700 eurot ongi see maksimaalne summa, mille sa võid kanda kolmandasse sambasse ja seejuures saada 20% tulumaksu tagastust. Kuna seaduses on ette nähtud ka see maksimaalne summa ehk 6000 eurot, millelt sa saad veel tulumaksu tagastust 20%, siis see summa tuleb mängu alles siis, kui su töötasu aastas, brutotöötasu aastas on üle 40 000 euro. Ehk siis sa teenid kuus vähemalt 3333 eurot. Ja sellelt siis ongi see 15% on 6000 eurot. Kui üle selle läheb, sa ei pea tegelikult selle pärast muretsema, sellepärast lihtsalt siis sa ei saa seda 20%, sa saad väiksema summa sellest. Nagu kõikide teiste investeeringutega ei pea sa ka kolmandasse sambasse kogu oma vaba raha ära kandma. See on vabatahtlik ja sa võid kanda sinna täpselt nii palju, kui sa tahad. Sa ei pea pingutama selle nimel, et seda 15% piirmäära täis saada. Kolmandasse sambasse investeerides ei pruugi olla tootlus võib-olla nii hea kui mõne muu instrumendiga. Aga samas sa saad küllaltki lihtsalt, vähese eeltööga, väga hästi ajutatud fondi. Ja teisest küljest sa ei pea hiljem haldama erinevaid väikeseid investeeringuid. Üks suur pluss on tegelikult ka see, et sa saad öelda oma tööandjale. Kuule, kanna mu kolmandasse sambasse 10 eurot ja nii iga kuu. Sellisel juhul teeb tööandja sinu eest makse ära juba enne tulumaksu mahaarvamist ja järgmise aasta alguses on sul tuludeklaratsiooni täitmine oluliselt lihtsam. Ehk siis väga väikese vaevaga sa saad panustada hästi ajutatud fondidesse täpselt nii väikese summa või nii suure, kui sa ise soovid. Aga kokkuvõttes, kolmas sammas mulle tegelikult täitsa meeldib. Just eelkõige see koht, et ma saan aasta alguses selle pisikese 20% tagasi ja siis seda investeerida näiteks edasi dividendi aktsiatesse. Kas ma plaanin panustada kogu 15% kolmandasse sambasse täis? Ei. Ma jätaksin võib-olla väikese summa ikkagi alles, et juhul kui peaks aasta algusest tekkima mingisugune hea investeerimisvõimalus, eelkõige mõnda aktsiasse. Kui nüüd sul tekkis ka mõte, et panustaksid veel enne aasta lõppu kolmandasse sambasse, siis arvesta ühe asjaga. Nimelt, pensionikonto arvele raha jõudmine võib aega võtta kuni 2 päeva. Kui sa teed selle ülekande hiljemalt 29, siis sa võid olla kindel, et raha jõuab enne aastavahetust kohale ja see kajastub ka sinu järgmise aasta tuludeklaratsioonil. Kui sa teed mingi põhjusel selle hiljem või näiteks uuel aastal, tegelikult midagi hullu ei juhtu. Lihtsalt siis see kajastub sinu järgmise aasta tuludeklaratsioonil. Aga tegelikult ju vahet ei ole. Selles suhtes, et enda pensionisse sa võid investeerida absoluutselt igal ajahetkel. Sellest korraks on kõik, kohtumiseni juba õige pea.